Tere tulemast tagasi Rahumäe põhikooli ametliku podcasti vahetund Mihkli ja Martiniga. Pärast pikka pausi me oleme uuega lainega tagasi ja meil on täna külas kaks väga erilist Rahumäe põhikooli õpilast. Palun tutvustage ennast. Tere, ma olen Johan. Ma olen 8. Olen heli- ja valgustiimis. Ja jah. Tere, mina olen Reno Saar, olen samuti 8. ja tegelen ka heli- ja tehnikatiimis. Vabal ajal mängin jäähokit, tegelen intensiivselt õppimisega ja noh, ma olen niisama muhemees. Rääkige enda podcastist, mida te teete ka siin koolis. Praegult on paus. Me trikime internetti. Ja. Selles suhtes, et jah. Siuke müstiline värk või? No selge. Okei, ma arvan, et esimene teema, mida ma tahaks arutada teie kui minu klassikaaslastega, kes me ikkagi puutume vahest AI-ga kokku, tehisintellektiga kokku. Et ma tahaks teada teilt ka küsida, et kas teie arust tehisintellekt võtab kunagi maailma üle või pigem ei võta? Mis te arvate sellest? Selle on nüüd raske vastata. No aga kui te mõtled nagu olete mingi 10 aasta pärast, kas sa näed, et tänaval sõidavad ise inimesed autoga või on pigem mingid robotid või keegi? No ütleme, et loodame, et enamus sõidab ikka ise autoga. Et loodame, et ikka ise jäävad, sinu arust ka loodame, et ikka ise jäävad? Ei no, selles suhtes, et meil on oma podcastis ka ChatGPT teooria, et ma ei teagi. Võiks nagu mingi areng toimuda. Ei, mingi areng selles ma ei vaidle, mingi areng võiks kindlasti toimuda, aga ma mõtlen lihtsalt seda, et kas te nagu pigem tahaksite, kas te ise tahaksite pigem, et ikka mingi 10 aasta pärast te näete tänaval kõndimas inimesi või te tahate näha roboteid? Inimesi, no selge. No siis on selle teemaga klaar. Nüüd äkki räägime natukene koolist ka, et mis teil siin nagu koolis üldse, mis teil selle kooli juures kõige rohkem meeldib, meie kooli juures? No mulle meeldib kooli juures, palju meeldib, et mulle meeldib see keskkond, kus me oleme, mulle meeldib ka, et ei ole igav, ei hakka koolis, et vahetunnid on sisustatud ja seda on küll hea. kõik need etendused ja puha. Minu arust siin koolis on ikkagi kõige parem on ürituse teha. Siis kui tuleb mingi vähe suurem üritus, siis saab olla abiks ja toimetada. Nüüd tulevad säravad tähed ka tulevad varsti ja seal saab teha palju show'd ja värki ja kindlasti on ka meie koolis head õpetajad. Jaa, seda meie koolis on tõesti õpetajad üle kurta ei saa, et alati teemad saavad ilusti selgeks ja seda, et meie kool on ühesõnaga teie arvates ka väga tore koht. Muidugi. Kuhu edasi on plaanid teil minna, mida õppima? Ei no ikka gümnaasiumisse. No aga millisesse gümnaasiumisse on mingi teatud gümnaasium ka kuuda minna või praegu on üks plaan ei ole? Tahaks proovida sinna kuhugile näiteks linna minna, aga kui sinna ei saa, siis lähen sinna, kuhu sõbrad lähevad. Ja Reno? Oki kooli ja mina proovin siis suunduda sinna Tallinna Nõmme gümnaasiumisse. No see on tuntud, see on siin lähedal, kodukandile lähedal, hea koht. Ja uisuplatsi kõrval saad seal vahetunnil okist peksta ja kõike head. Muidugi spordiga tegeleda ja see on siis tore, ühesõnaga, et küsime nüüd sinu käest. No küsime. Kuhu sina proovid edasi minna? Mina tahaksin edasi minna Saue riigigümnaasiumisse, sest seal olen kuulnud häid jutte, seal on tore õhkkond, väga sõbralikud õpilased, toredad õpetajad ja teine variant on Murg, Mustamäe riigigümnaasium, Tallinna Nõmme gümnaasiumisse. Et see on ka kindlasti kool, kuhu tahaks saada. Et ühesõnaga, paneme selle kooliteema sinna paika. Poisid, rääkige, mis kavatsused suvel on, kas teeme trenni ka või lihtsalt rannasujumine? Ei, eks seda trenni tuleb ikka mingil moel muidugi teha. Aga ütleme, et esiotsas on ikka puhkus, rand ja niisama suvel aja veetmine sõpradega. Muidugi, ja Johan siin. Ei no rannasujumine ka omamoodi sport, et ja vahest ka tugistooliporti vaatad. Tugitooli sport, vaata, sellega on see jama, et suvel on toas palav ja siis ei saa teha seda. Aga võtad tugitooli õue? Ei saa. Suvel peab puhkama. Väga ei kergi. Sul mis plaanid on, Mihkel?
minul suvel, noh kindlasti kui suvi tuleb, palju rolleriga ringi sõita, kindlasti. siis sõpradega aega veeta, natukene ka äkki mingit töö otsa teha. Ja kindlasti vanematega aega veeta, käia palju Tallinnast väljas, kuskil maal, kuskil värsket õhku hingamas. Värsket õhku hingamas, just. Kossu mängimas ja. Kindlasti korvpalli, jalgpalli, kõiki spordialu ja ujumas kindlasti käia. Teha natukene nalja, natukene ka elutarkust ammendada, et noh, iga suvega me kasvame vanemaks. Et see on aus, aga nii, ühesõnaga, poisid, nüüd tahaks teilt küsida niisuguse küsimuse, et mis te arvate, kas see suvi liikleb ringi rohkem jäätisautosi või vähem? Ei, need jäätisautod tead. Need on huvitavad asjad. Mis sa mõtled, sest nagu kui sa kuuled ühte, siis see on nagu mingi suur sündmus, sest nagu vanasti vanasti oli nagu see, et oled kuskil lasteaias on ju, kuuled jäätisauto tuleb on ju. Äkse täis. Nagu siis see on nagu tavaline, sa tead, et okei, see tuleb, aga noh, lähed jooksed jäätisegi. Aga nüüd juba nagu vanemaks saanud, siuke 15-14 vanuses, nüüd sa kuuled seda, see on nagu vinge asi, vinge kuulmine. Seda on nagu... See on selline haruldane isegi. Ja see on siuke haruldane kuulmine jah, et noh, mis te arvate sellest? Ei no eelmine suvi mul sõitis jäätisauto maja juurest mööda, aga ma ei jõudnud sinna. Ja siis ma mõtlesin, et noh, mis ma teen nüüd, et jäätist ikka tahaks, aga ma ei viitsi poodi ka minna. Ja siis võtsin ratta, sõitsin järgi talle ja siis vaatasid ette need jäätise hinnad, mis seal olid. Rahakotis. Livlikad lendasid. Livlikad lendasid täiesti paakuma. Mõtlesin, et lähen 2 euroga võtan 2 jäätist. 2 euroga see pool jäätist. Mul oli sama lugu, aga lihtsalt noh, mul ei olnud raha ega ratast. Ma pidin mööda Nõmmet järgi jooksma sellele autole. Siis lootme, et tasuta jäätist saada. Just. Aga pärast... No selge, aga rääkige paljus, mis muusikat te kuulate, kas mingit muidugi Beethoveni stiilis muusikat või pigem siukest rockilaadset või poppi? Ei vahest, no oleneb ka tujust. No seda muidugi, oleneb ka tujust kindlasti. Siis kui on siuke noh, nagu tore meel, siuke tuju, siis kuuleb siukest ikka noh, nagu pop ikka. Kus tuleb ikka mingi sõnumiga laul. Jaa, ikka muidugi. Siis kui on meeleolu natuke nukker, siis kuuleb siukest noh, džassi või noh, kuidas peale satub. Jah, Johanil täpselt sama asi. Mul nagu erilist nagu lemmikut žanrat polegi. Et kuulata tuleb seda, mis endale meeldib. Võib meeldida, rock võib meeldida, samas ka võib meeldida džass, et enamasti kuulan ikkagi seda poppi, räppi ja siis R&B-d ja kõik seda. Kõiki siukest tantsumuusikat ka ikka ja? Ei no vahepeal tuleb isu, et tahad lammastega tantsulkat visata suvel ja siis peab ikka panema kõlarist ikka. No ei, see on muidugi aru saada. Elmari hitid peale ja just. Aga rääkige meile sellest, et kunagi oli moes tõukerattad, skatepargid. No siiamaani. Ei, aga nagu ma ei näe enam skatepargis neid nagu innustanud noori, kes sõidavad tõuksid. See suvi hakkab nägema. Kas ma näen ka teid enam skatepargis? Muidugi vahest võib seal mingi trikiga visata ja noh. Kas ma näen ka teid Johan skatepargis? Võib-olla, väga võimalik. Mäletan nüüd oma aegu, käisime skatepargis, panime tõuksiga trikke, aga nüüd on see skatepark kuidagi tahaplaine, nüüd tulevad need suurem spordi. Ma arvan, et nendel, no meil ka vaata, vanasti oli keertrepp. No jah. Ja nüüd on keertrepp tagasi. Teevad jälle neid tõuksi koole siis või trenne või et ma arvan, et nüüd võib isegi võib-olla tagasi tulla. Sama asi juhtus Gendamadega. Gendamad peavad tagasi, jaa, me võime kogu aeg sellest arutada. Kuhu kadusid Gendamad? Mis te arvate? Äkki sul on oma mingi teooria? Ma arvan, et Gendamad lihtsalt kadusid ära niimoodi, et arvan, et see on sellesama keertrepiga seotud, et nii kui see keertrepp vaata lõpetas Gendamad mängis. Või pani siin YouTube'i kanal ütleme nii, et kinni. Ma arvan, et see hakkas ka ära kustuma see Gendama nüüd. Vahepeal keertrepp pani natuke räppi üles. Räppis seal kanalid, aga eks sealt kuigi nüüd keertrepp tuleb tagasi, tuleb ka arvatavasti kõik vanad abid tagasi. Gendama, tõukeratas, see asi ka see tääb. Seega tuleb tagasi. See samune jah. See. Paned siin tääbi ja oled kõva mees. See on lahe asi. Ei no ma arvan, et see sama, et nagu vanasti olid näiteks, ma ei tea,
värvilised riided moes enam ei ole, vaata. ja. No värvilist riid kannad on natuke imelik. No täpselt ja see Kendamaga juhtus sama asi, et väsisid ära lihtsalt, et. No see värvi kõik need Kendamad ja need, aga loodetavasti tuleb tagasi, ma ei tea, midagi. Ma arvan muidugi. Aga räägige siis sellest, et mis te tahaksite, et noh, kuna ikkagi eksamid on lähenemas, et mis teie ideaalis oleks eesti keele eksami protsent? Ja mis teil nagu ideaalprotsent oleks, millega nagu, mille üle te oleksite nagu uhked? Nagu endale, et jess, ma sain hakkama. Ma arvan, et kui üle 75% tuleb, siis mul pole kurta midagi. Jah, no 50% korras. Ei no, peaasi, et tuleb mingi positiivne hinne. Aga no, spetsiifilisemalt tahaks, et tuleks umbes 75 üle. Ja, et nagu. Samas kui tuleb 70, no siis pole ka hullu. Nee, no 70 ei ole tegelikult nii hull, kui see üle 70. Aga samas soovis nagu. No aga 75 oleks sidekas, sest see on nagu ikkagi nagu 4 ja 4-ga eksam. Ega siuke nagu kirstordil oleks siuke nagu 80 või siuke nagu 85. No, et paneme 95, siis on nagu, siis on eriti. No paneme juba 100. Aga nii, kui keegi teist noortest, tehke palun 100% ära ja siis uskuge mind, siis te saate ükskõik kuhu kooli sisse. Saate kasvõi minna kuskile kaugele eliitkooli, teisele riiki õppima 100%. Ja noh, vaata varsti tuleb see matemaatikast tuleb ka juttu, et varsti, aga noh, matemaatika, eksam. Mis ta on täie ideaalne, see sooritus? No mina matemaatika, kõik loodab, et see läbi matemaatika eksami, aga no ei tegelikult läbin küll see matemaeksam ei tohiks nii raske olla. Et no minu ideaalne tulemus matemaatika eksamil oleks ka siuke 75%, et ma tahaks mõlemad, ma tahaks kõik nagu, ma tahaks valikeksami saada mingi üle 90. Aga mis sa üldse valikeksamiks valid? Valikeksamiks mina valin kindlasti inglise keele, sest nagu ma ei ole kuskil nagu muus aines nii tugev, et ma saaks nagu seda valida, näiteks keemiana. Ma nagu tean, et osad inimesed seast valivad ka keemiaga, nagu mina ei saa aru, kuidas sa lihtsalt suudad, nagu see põhimõtteliselt on 2 matemaatika eksam. Et mina valin kindlasti inglise keele valikeksamiks, ma tahaks saada siuke 90-95%, aga need reaalained, matemaatika ja eesti keel, nendes ma tahaks saada, no siuke 75-80%. Jah, see oleks nagu perfektne, et siis oleks nagu see, et sa tead, et sa saad kuskil mujale kooli, aga noh, et sa tead ka seda, et sa ei ole halvasti lõpetanud seda kooli. No 50%-ga ei ole kõige mõnusam vaata kooli lõpetada. No ei, seda küll jah. Et on sul sama värk? Ei, pigem küll jah, et kui väga hinded halvaks lähevad, siis no alati on võimalik minna ka mingi Soome keevitajaks ole. Või Lasnamäe mehaanikakooli, seal on ka. Saksamaal kalameheks näiteks. Jah, näiteks. Aga poisid, filmi vaatate? Mis ikka jah. Kas vahest tuleb ikka sealt telekast? Mis on lemmikfilm? 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 No ma ei tea. Lemmikfilm? Kas mingi äkki mingi Forrest Gump? See on see hea film. Vana aja klassika, Reno ära filmi mees, Reno mängib hokimänge või? No mängib hokimänge jah. Vahest kui sinna tuleb filmi tuju, siis paneks ikka mingi komöödia. Komöödia. Et mingi grown-ups midagi sarnast. Näiteks jah, vot. Näiteks Jackass. Jah, vot see on kuld, see on kuld. See on kuld jah. Endal, mis vaatad? Mina ise või? Mina olen väga suur tugitoolisportlane, et vaatan erinevaid filme. Aga viimasel ajal ma ei tea. Tegelikult ma vaatan väga palju erinevaid filme, komöödiates kuni... Animes. Ei, vabandust, kedagi ma ei taha öelda, et see halb on, aga ei vaata. Ei lähe peale. Ei keri, üldse ei keri, et ma ise vaatan nagu väga palju erinevaid, mul ei olegi lemmikfilme, mul on lihtsalt nagu kõik filmi, mida ma suht vaatan, mis on nagu vähegi okeid meeldivad. Sest rääkige meile ka, et millega te siis nagu koolis tegelete, et ma kuulsin, et heli- ja tehnikatiim, aga nagu mis siis täpselt tähendab? Heli- ja tehnikatiim on siis erinevatel üritustel, siis me tagame selle, et oleks heli ja valgus ja lava ja kõik need. Näiteks tantsuvahetunnid meil siin teisipäeviti, selle teeme meie ja siis praegu käib Esku esituskunst ja jah. See on siis homme
peaks vist olema Täna. suur. täna on ka, täna on vanematele etendus. Vanematele, okei, siis homme on nendele Nõmme, ma kuulsin, et Nõmme põhikoolis tulevad 9-ndikud. see ei ole Eskulis, see on vist Säravate täht. ei ole, see on Eskul on, homme tulevad 11.05 tulevad Eskule Nõmme põhikooli 9-ndikud. Vaatame seda ja siis 13. Pääsküla või? Ei, Nõmme põhikooli 9-ndikud tulevad homme vaatama. Pääsküla ka. Pääsküla ka, okei. Et siin tuleb ikka siis eriti suur show, et. Näitame siis, mis puidust meie Heli ja Tehnika on tehtud. Ja kindlasti ka kivikotti meie näitlejatele, kes neist nemad peavad ka näitama, mida nemad on õppinud ja kindlasti ka, et kui see kõik välja tuleb, siis Mart Kampus on suur tänu ikkagi meie suur näitleja ja näitlemislaastast ehk kirstaja. Et ja ühesõnaga, et siis loodame, et see Esku läheb hästi ja muidu 1. aprill Säravad tähed. Jah, Säravad tähed, see on siis meie üks suurimaid siis. Jah, nüüd tuleb nagu suur üritus, sellepärast kuna enam meil ei ole lihtsalt Säravad tähed meie kooli vahel, vaid on meie koolis on eelvoor ja meie kooli parem läheb erinevate Nõmme koolidega võistlema suurde finaali. Et see, et Säravad tähed, kõik, kes seda näevad, võite tulla julgelt vaatama. Et tuleb väga suur show ja kindlasti finaali tulla vaatama, sest seal näete tõesti häid kaua, sest need on valitud parimad, igalt koolist on valitud parim kava ja siis need võistlevad omavahel. Kõiki, keda vähe huvitab Heli ja Tehnika, palun tulge ühinege meie tiimiga. Oleks vaja järeltulijaid. Kuna meil nüüd 9-ndikud, neil tulevad eksamid, no loodetavasti siis kõik saavad ilusti tehtud selle. Siis on kahjuks on siis nemad meie koolistest läinud ja ongi ainult alles jäänud siis mina ja Johan põhimõtteliselt ja Jani ka. Ja Jan Ruuben Parts ka. Oleks vaja siis järeltulijaid, kõikida vähe huvitab. Et ja, no siis kindlasti. Ühendust. Jah, kui te tahate tulla Heli ja Tehnika tiimis, otsige kas Johan või Reno kooli pealt ülesse ja rääkige asjad selgeks. Et nendega saab väga toredad poisid on, et võite julgelt rääkida, et ei hammusta. Aga rääkige veel kiiresti, küsin ka teilt ära, kus loovtööga läheb? Kas on nagu halvasti või hästi? Hästi. Läheb ka või? No ütleme, et ainuke asi, mis on natukene jänni jäänud, on aja planeerimine. Sellega on natuke plindrisse. Ei no aga nüüd me teemegi see nädalavahetus, proovime. Keskendume ainult loovtööle. Ja kindlasti. Kirjutame 90% valmis. Kui jõuame, teeme lõpuni. Ja siis. Kuidas sul endal loovtööga? Minul endal loovtööga tegelikult läheb üpris hästi, minul on põhimõtteliselt loovtöö, nagu kõik on valmis, mul on vaja veel saata enda loovtöö enda juhendajale, et ta vaataks selle üle, annaks tagasisidet, siis ma muudan kiiresti. Minu juhendaja on meie kooli hea õpetaja Martin Kuum, õpetab puutööd, väga tore, sümpaatne mees. Et tema lasen tal üle vaadata ja siis ma saan saata kaitsmisega või kuhu iganes, ära saata. Ja teie tegite siis loovtööks pingsiturniiri? Mina tegin lauatennis võistlevad turniirid, kuna vanasti sai tegeletud väga palju lauatennisega ja siis mõtlesin enda klassikaaslasega, et kuna tema siiamaani tegeleb lauatennisega, et teeme koos ühe toreda turniiri õpilastele. Ma arvan, paneme siia punkti ära või? Jah, paneme viiumärgi. Paneme viiumärgi, võt see on veel parem, võt see on veel parem. No nii, aitäh poisid, et te tulite siia saatesse, sai juttu räägitud ja teiega, kallid vaatajad, kohtume juba järgmises episoodis. Tšau!